Tere tulemast tagasi Sotsiaalkindlustusameti teabepäevale. Minu laps on asendushooldusteenusel. Mina olen Aasa Harjak, kvaliteediosakonna järelevalve talitusest, järelevalve peaspetsialist. Ja teen väikese kokkuvõtte järelevalvetest, mida oleme sel aastal läbi viinud. See on siis tasandustoetusfondi vahendite sihtotstarbelise kasutamise üle kohalikes omavalitsustes. Ja vaatasime siis, kuidas on rahasid kasutatud aastal 2020. Tegelikult on see meil veel tagasisidet vähe, praktikat vähe. 5 kohalikus omavalitsuses on järelevalve lõpetatud ja 2 on hetkel menetlus pooleli, aga oma ettekandes siis ma ikkagi nendele vähestele tähelepanekutele tuginen, sest järelevalved ju jätkuvad ja ma loodan, et huvi on. Muu hulgas järelevalvete läbiviimisel me ka analüüsisime siis jääkide tekkimise põhjuseid, et kui aasta lõppes, et mis põhjusel siis jäid need tasandustoetusfondi rahasid kasutamata. Meetodid siis järelevalve läbiviimisel olid järgmised: dokumentide vaatlus ja analüüs siis STAR-i andmeregistris, kirjalik küsitlemine, vestlus vastutava töötajaga, STAR-is puuduvate kuludokumentide väljanõudmine. Siis vaatasime, kuidas on täidetud 2020 S-veebi aruanne kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvest, asendus- ja järelhooldusteenuse rahastamine ning toetusfondi vahendite jääk. Seda aruannet võtsime ette. Siis samuti küsitleme selle järelevalve käigus neid teenuse osutajaid, kust järelevalvatava KOV-i lapsed on teenusel. Ja siis niimoodi püüame süveneda, kuivõrd isiksuse keskne, turvaline ja kuivõrd siis kaasamise kvaliteedi põhimõtet on selle teenuse rahastamisel kasutatud. Seadusandluse poole pealt siis millele tugineme? SAS paragrahv 45.9 lõige 4.3, mille kohaselt kohaliku omavalitsuse üksus katab siis asendushooldusteenuse korraldamisel lapse ülalpidamisega seotud kulud ja tasub teenuse osutajale teenuse eest. Siis SAS paragrahv 45.11, mis siis reguleerib asendushooldusteenuse rahastamist, ning oluline on SAS paragrahv 144 lõige 1.5, mille kohaselt siis KOV-üksus kannab STAR-i sotsiaalteenuste ja toetuste andmeregistri põhimääruses kehtestatud korras asendus- ja järelhooldusteenuse rahastamise, osutamise ja saajate andmed ehk ka rahastamise andmed peavad kajastuma STAR-is. Ja samuti SAS paragrahv 11 lõige 2, mis ütleb, et KOV esitab statistilised aruanded SKA-le ja selle paragrahvi lõige 4 siis sätestab aruannete nõuded, koosseisu ja esitamise korra. See, mis puudutab siis seda S-veebi aruandlust. Toon sissejuhatuseks kohe välja siis teema, millega me aastat alustasime, et kui me hakkasime üldse STAR-is vaatama koos analüüsi osakonnaga, kuidas see asendushoolduse rahastamine STAR-i vaates paistab, siis selgus, et eriti ei paistagi. Et kahjuks kõik need rahakulude staatused on valdavalt, võib isegi öelda 95% ootel. Ehk nad ei ole kinnitatud, just kui ei oleks rahatehingud ära lõpetatudki. Pean vabandama, siin mul on aastaarvus ka näpuviga sisse sattunud. Ja saatsime veebruarikuus, siis 15. veebruaril ka kõigile kohalikele omavalitsustele märgukirja, millega me siis kohustasime esimesel võimalusel või kuu aja jooksul need puudused STAR-is kõrvaldama. Et teha korda see aasta 2020 ja liikuda edasi siis 2021 nii, et rahakanded oleks lõpuni viidud ja ära kinnitatud. Samasuguse märgukirja saatsime ka teenuse osutajatele ja panime kaasa siis ka juhendid, kuidas see puudus likvideerida.
Ja see rikkumine on praegu ikkagi kahjuks üleval, et kui me avame järjekordses KOV-is järelevalve, siis kahjuks me leiame ikkagi, et need kanded on staatuses ootel, mille siis praegu ka KOV-id kõik kenasti järelevalve käigus on korda teinud. Teine põhiline rikkumine, mida me oleme tuvastanud järelevalve käigus, on see, et tasandustoetusfondi kulud isikupõhistele toetustele ja teenustele jäävad staari kandmata. Need on lapsepõhised teenused, kas ta on kuskil laagris käinud, kas ta on saanud mingit nõustamisteenust, tema mingi huvikooli rahad, hambaraviteenused, mingid ostud lapsele, neid on tehtud, aga need ei ole staari märgitud. Ehk et need nii-öelda juhtumi menetluse juures on need lepingu kulud, need on kirjas ja hooldusperedel samamoodi, aga kõik igasugused täiendavad kulud on jäänud staari kandmata, mis ongi siis selle sama staari määruse sätete rikkumine. Olen veel sellist asja tähele pannud, et juhtumimenetluse määratud abinõudes on hoolduspere vanema toetuse kehtimise tasand üleriigiline, aga lapse isiklike kulude kehtimise tasandiks on märgitud kohalik. Ehk et niisugused näpukad, et ka see on üleriigiline ikkagi meede ja mõlema selle toetuse rahastamist reguleerib siis SAS paragrahv 45.11. Et need peaksid olema ühtlaselt sisse kantud. Need on sellised tähelepanu juhtimised, kui te staari täidate. Missuguseid tähelepanekuid saab siis nende mõnede ära tehtud järelevalvete pealt öelda? Korralduskuludeks tasandustoetusfondi vahendeid pigem ei kasutata. Vähesel määral on kasutatud tööjõuks, töövahendi ostmiseks, on kulutatud transpordile, kui lapsed asuvad erinevates kohtades asendushooldusel nende omavaheliste kohtumiste korraldamiseks. On nagu siis kirjeldatud korralduskuludena. Ja ka samas olen märganud ka teistsugust asja, et S-Veebi riiklikusse aruandesse on märgitud korralduskulud. No näiteks, et vald on teinud 3500 eurot korralduskulusi, aga kui me hakkame keskenduma, mis see on, siis tuleb välja, et tegemist on ikkagi lapsepõhiste teenustega, jalgratas ostetud ja et ehk mis ma tahan üle rõhutada, et kui see rahakulutus on tehtud mingi lapse põhiselt, et see on tema jaoks, siis ei ole mitte ikkagi korralduskulu, vaid see on selle lapse heaoluks tehtud kulu ja lapse keskne kulu ja seda ei märgita seal S-Veebis siis korralduskulude alla. Järelevalve käigus on veel selgunud niisugust ja seda mitme kohaliku omavalitsuse puhul, et tegelikult see aruanne, mis KOV esitab, see tasandustoetusfondi aruanne, ta ei ühti tegelike KOV 2020 asendushoolduse kuludega. Et kui me hakkame analüüsima järelevalve käigus, siis tõdeb KOV ise ka, et S-Veebi ongi läinud valed summad. Näiteks üks kohalik omavalitsus kulutas ära kogu toetusfondi raha ja maksis ise kuskil 25 000 juurde oma laste teenuste eest. Aga kui me hakkasime lähemalt vaatama, siis tuli välja, et see KOV maksis palju rohkem juurde, pea 50 000. Et see oleks pidanud olema kajastatud tegelikult ka S-Veebis, et see riiklik statistiline aruanne peaks seda täpsemalt kajastama. Või on teine asi niimoodi, et ka need tasandustoetusfondi kulud on tegelikult olnud suuremad, kui sinna aruandesse on läinud, ehk ka see jääk, mis aruandes kajastub, on tegelikult hoopistükkis väiksem. Et niisuguseid asju me oleme siis koos KOV-iga tõdenud. Mida on kohalikud omavalitsused öelnud järelevalves on see, et alates 2020 on nad saanud suurema teadmise ja julguse, milleks üldse tasandustoetusfondi rahasid kasutada tohib. Ja selle julguse pinnalt on nad hakanud ka julgemalt lapsepõhiseid kulusid tegema ja neid rahasid kasutama. Siiamaani nad ütlevad, et oli nendel nagu arusaamatust. Laste rahad. Võib öelda, et lastel on tavaliselt 2 arveldusarvet ja lapsed on oma rahalisest seisust vastavalt eale ja arusaamisvõimele teadlikud. Ühele arvele siis kogutakse nii-öelda tema vahendeid iseseisvasse ellu astumiseks
ja teisel on väiksemad summad, mida ta saab siis oma äranägemise järgi vajadusel siis niimoodi ka limiteeritult kasutada. Laste sissetulekuid, tema enda sissetulekuid, elatis, puudetoetus, toitjakaotuspension või muu vara teenuse eest tasumiseks ei kasutata. Et neid on hoidnud kõik KOV-id iseseisva elu alustamiseks. Teadaolevalt SAS lubab neid tegelikult ka neid rahasid teenuse eest kasutada. Ja nüüd ühes järelevalves siis sain siis teada, et on nüüd niisugune kohtupraktika olemas, et KOV kasutas aastal 2018 ka lapse vahendeid teenuse eest tasumiseks. Järgmine aasta 2019 andis ta siis eestkostjana aru lapse rahade kasutamise üle kohtule ja kohus leidis, et see kasutus ei olnud õieti kaalutletud ega lapse huvides ja 2020 nõudis need rahad tagasi lapse kasuks. Et selline kohtupraktika on praegu olemas, kuigi siis SAS ütleb, et võib kasutada, võib tulla see, et kohus näeb, et ei olnud õigesti kaalutletud. Nagu ma enne ütlesin, et me küsime ka teenuse osutajatelt arvamust, kuidas nemad näevad lapse rahastamist, kas lapse vajadused on ka materiaalses mõttes teenusel rahuldatud, siis selle vähese praktika põhjalt on üks teenuse osutaja ka öelnud, et tema hinnangul, kui lastekaitsetöötaja käib asutust külastamas, siis ta ei käsitle lapsega vestlemisel lapse rahateemasid. Et ka seda nüüd uurime, kas lastekaitse võtab ka üles teema, kuidas lapse vaates siis on, mis tal võiks puudus olla või et kiputakse seda rohkem arutama asutuse juhiga. Nagu ma enne ütlesin, et me tahame ka teada, mis põhjusel jäävad aastas vahel sellised suuremad summad kasutamata. Ja KOV-id toovad siin erinevaid põhjuseid. Mõni ütleb, et mul olid kõik vajadused lastele kaetud, kõik, mis vaja sai maksud, näed, ikka jäi raha üle. Mõni ütleb, et juhtus nii, et lapsed pooled aastat lahkusid teenusele, mõned läksid bioloogilisse perre tagasi, läksid näiteks hooldusperesse ja nende pealt arvestatud raha jäi kasutamata. On ka nii, et palju lapsed tuleb üldse ootamatult teenusele juurde ja tasandustoetusfondi raha saab otsa. Sellistel juhtudel loomulikult KOV maksab ise oma eelarvest juurde. Aga on ka öeldud nii, et ma ei julgegi neid rahasi kasutada, ma hoian aasta lõpuni, sest ma kardan, et kui tuleb äkki paigutus perest, kus on mitu last, siis mul raha ei jagu ja mul on kohaliku omavalitsuse eelarvest, pingelisest eelarvest väga raske seda raha saada. Ehk et ehkuks on ikkagi seda raha hoitud. Tuleb tõdeda, et sellist sihipäratud tasandustoetusfondi vahendite kasutamist ei ole seni järelevalve tuvastanud. Et tõesti tõukerattaid vallavanemale ostetud ei ole. Ehk et need rahad, mis on kasutuses, on ikkagi laste heaoluks ennekõike või siis pisut teenusekorralduseks ja nii on. Olen ka tähele pannud, et need universaalsed teenused ja toetused, mida saab KOV-i laps, KOV-i poolt vastu võetud määrustega, olgu see ranitsa toetus, põhikooli lõpetamise toetus, mingi logopeedi teenus kindlale sihtrühmale, tugiisiku teenus, lapsehoiuteenus, mis on KOV-i enda korraldada, siis need kulutused on ka kenasti välja makstud KOV-i eelarvest, nii nagu igale teisele selle rahvastikuregistris olevale lapsele, mis on jällegi õige. Et see, mida peab KOV võimaldama oma tavalisel lapsele ja on leppinud kokku, et ta võimaldab oma eelarvest, siis neid kulusi ei ole ka tehtud asendushooldusel viibivale lapsele toetustasandusfondist. Soovitused, mis on antud järelevalve käigus, et tutvuge palun SKA kodulehel siis asendushoolduseks sihtotstarbeliselt eraldatud rahaliste vahendite kasutamise põhimõtetega. Juhendmaterjal on värskendatud kodulehel ja see juhis ka ise põhineb siis õigusaktidel, SAS-i seletuskirjal, SKA ja SOM-i spetsialistide seisukohtadel, samuti koostööpartnerite kogemustel, et olla sellises ühises ühtses infoväljas
ja toimetamises. Siis selline lihtne näpunäide, et enam ei ole need Staari juhendid kuskil ei SKA ega Sotsiaalministeeriumi kodulehel, et ka asendushooldus-teemat puudutavad Staari juhendid on, kui te Staari avate, vasakul pool alajaotises dokumendid. Et need aitavad kas või neid ootel staatusi likvideerida ja kuidas muidu asendushooldus-teemat Staaris kajastada. Ühe soovituse annaks veel, et on näha, et loomulikult igale lapsele, kes on läinud asendushooldusteenusele, tema juhtumites, nendel on kõigil juhtumimenetlus, et me vaatame, metoodika hulgas on ka see, et me tutvume nende laste juhtumitega Staaris, kes siis on teenusel. Nad on kenasti juhtumimenetlused ja selle juhtumimenetluse üheks määratud abinõuks on siis reeglina see igakuine leping, mida lapse eest makstakse. Ja nüüd kõik need muud ühekordsed toetused, kui need on Staari kantud, siis iga kord algatatakse uus lihtmenetlus. Et tahaks soovitada, et ärge tehke oma elu nii keeruliseks, et ka need saab sinna juhtumimenetluse alla panna, et on endal ülevaatlikum, mis kulusi ma konkreetselt selle lapse peale teinud olen. Ka need saab, kõik need arveldused ja rahalehed saab teha ka juhtumimenetluse alt ja maksekorraldused. Ja panin ka siia esitlusse kontaktid, et Staar teenuse tugi saab teid vajadusel siin veel juhendada, et seda julgemalt teha. Et tõesti oleme näinud järelevalves sellist asja, et laps on vaja sõidutada ühest Eesti otsast teise, siis on lihtmenetlus transporditeenus ja kui laps tuleb 2 päeva pärast tagasi, siis algatame uue lihtmenetluse ja jälle transporditeenus, et lastekaitsetöötajal on niigi tööd hästi palju, et saab lihtsamini. Soovitame veel võtta osa regulaarselt juhtumikorraldust ja asendushooldusteenust puudutavatest ka koolitustest KOV-idele, et olla kõikide Staari uuendustega kursis. 3 koolitust seal aastal on kindlasti juba olnud. Et saab uurida ja et kõik on ju kogu aeg muutuses, et olla kursis. Ja veel soovitakse, et kui te külastate last ja vestlete, et siis selgitage lapsega ka muu hulgas välja, missugused on tema väiksed unistused või materiaalsed vajadused selle lapse enda vaates. Ja siis saab arutada, kas neid kulutusi on temal võimalik või vajalik teha nii lapsega kui asutusega, et siin võib vahel see rahateema jääda käsitlemata. Ja veel pangakaardi jutt, et küsime ka järelevalve käigus, et kas te teete oma lastele pangakaardid ja vahel on vastus selline, et no kui küsivad, siis teeme, et meie soovitus on ikkagi KOV-il, et proaktiivselt tunda huvi ja teha lapsele siis see pangakaart, et ta õpiks oma taskuraha kasutama, teha iseseisvaid otsuseid, et tal oleks juba selline oskus olemas, et on ka niisugune näide, kus perevanem ütleb, et jah, meil on pangakaart küll, aga KOV ei ole siiamaani aktiveerinud seda pangakaardi, me ei saa teda kasutada, et see on jälle selline tobe koostöö küsimus, et see on ju nii lihtne ära teha ja küllap ka KOV siis unustas selle viimase lükke tegemata ja siis ta minu meelest läks veel puhkusele ka. Et nii see laps siis, üks samm oli juba tehtud ja pangakaard oli, aga ei töötanud veel. Et need on niisugused tähelepanekud rahaküsimuste osas. Igapäevaselt, kui on küsimusi ja kahtlusi rahade kasutuse osas, siis hoidke sidet SKA asendushoolduse talistusega, nõustajad arutavad koos teiega, mis ja kuidas ja annavad soovitusi ja oskavad õpetada ka Staari kasutamise koha pealt. Minu poolt kõik. Ja suur tänu, Aasa, sulle, et praegu ma vaatan chatis küsimusi ei ole sulle esitatud, aga kui neid hiljem tuleb, siis kindlasti, nagu Aasa ütles, rahastuse osas ja Staar kasutuse osas on Staar teenustugi ja ka asendushooldus talitus ootab neid küsimusi.